tähtis mees rääkis esimese asjana, et investeerivad meeletult tehisintellekti ning tahavad 5G tehnoloogia tuua kiiresti tarbijateni, et saaksime veel ilusamaid meediume meeletutel netikiirustel nautida. Järgmisena näidati meile 8K televiisorit. Jah, ka minu esimene küsimus oli, et mida me sealt hetkel vaadata saame. Otsene vastus suurt ei midagi, aga siin tuleb taas appi meeletu tehisintellekt, mis peaks madala resolutsiooni läbi keerukate algoritmide muutma 8K-ks. Peale seda räägiti milleeniumlastest, kes pidid kõvasti kodus süüa tegema ning põnevaid juhtumisi sõprade ning perekonnaga korraldama. Samsung paneb kõvasti rõhku erinevatele kodustele seadmetele, mis kõik omavahel suhtlevad ning jah, ka seal kasutatakse üha enam keerukaid algoritmide süsteeme, et nii energiat säästa kui paremini kasutajat tundma õppida. Nüüd tutvustati meile Samsungi ala IFA-l. See oli massiivne. Avalike suhete bossiga jutustades tuligi välja, et suur suund on tekitada seadmete vahel tervikvõrgustik ning pakkuda lõpptarbijale kõike, millest viimane unistab. Vahe mõne teisega on aga seadmete omavaheline suhtlus. Samsung soovib, et nende platvorm oleks avatud ja sõbralik ka muude tootjate aparaatidega. Ala ise oli täis nutikaid külmikuid, muid kodumasinaid, erinevaid mänge ja muidugi nende hullumeelseid tarku 8K televiisoreid. Otsa vaadates on tunne, et ega varsti kodudes aknaid enam vaja olegi. Ja nüüd on aeg see pikk päev lõpetada. Aitäh Samsungile, et IFA-le kutsusid.